Tere! Täna annan ma sulle mõned harjutused, mida sa saad teha puhul, kui sul on alaselg pinges. Näiteks, kui sa oled palju istunud, kas töölaua taga või autosõidul, või kui sa oled vastupidi palju kõndinud või hoopis jooksiringil käinud ja vahel võib tunda ka pärast rattasõitu, et alaselg on pingesse jäänud. Igal juhul, kui sa tunned, et alaselg on pinges, siis proovi järgmiseid harjutusi. Mine esmalt selili, leia endale sobiv paik ja säti endal jalad umbes rusikasuuruse vahega ja mõnusasti lase kogu selg minna siia mati peale. Hinga esmalt rahulikult, et su närvisüsteem rahuneks, hingad rahulikult sisse ja hinga sügavalt välja. Kõik meie tervenemised toimuvad siis, kui me oleme rahulikus enesetundes. Ja kui sa oled saanud sellise hea mõnusa enesetunde juba rahulikult hingates kätte, siis mõtle oma vaagna peale. Kui sa nüüd siit katsud oma vaagent, siis on siin 2 puusanukki ja kui sa paned käed siia vaagna peale, siis sõrmede alla jääb häbemeluu. Ja nüüd mõtlegi, et see häbemeluu, sa keerad selle lae poole ja õrnalt alaselg läheb maha. Võib-olla juba tunned siin, et seljalihased venivad ja nüüd keera natuke teispidi. Ehk tee seda liigutust ainult nii palju, et sul on mugav, et sa endale haiget ei tee. Niisiis, sa võid hoida käed vaagna peal nii, et sa tunnedki, kuidas see vaagen liigub. Ja unusta lihased ära. Proovi lihtsalt mõelda, et sa loksutad vaagent ja seljalihastele tekib väike venitustunne. Nii. Nüüd mõtle puusanukkide peale ja tõsta 1 puusanukk lae poole ja teine puusanukk lae poole. Ehk siis ta kerkib otse lakke, mitte sinu enda poole. Otse lakke. Ja tunnete siin, mis aistinguid sulle selg annab. Ja kui see on ka ilusti mugavaks juba saanud, siis keerad jälle häbemeluu lae poole, 1 puusanukk tõuseb, siis läheb saba maha, teine puusanukk tõuseb ja moodustuvad ringid. Ehk sa teed vaagnaga ringe, teed mõned ringid ühtepidi, jätad vaagna paigale ja nüüd proovi teistpidi ka. Ja ikka samal ajal rahulikult hingates ja vahel tundub see teistpidi ring täitsa võimatu olevat, aga mida rohkem praktiseerid, seda kogenumaks sa saad ja seda paremini see välja tuleb. Hästi. Üks väga hea venitus, mida ma soovitan sulle igal juhul teha, on see, kus sa keerad jala teise jala peale ja eriti hea on, kui sa saad toetada jalga kas seina vastu või tugeva mööblieseme vastu, aga kui seda käepärast ei ole, võtad siit reie tagant kinni ja kui sa ulatad, siis võid võtta sääre pealt, proovi lõõgastada kael ja pea ja kui on vaja, pane pea alla padi kõrgenduseks ja rahulikult proovi suunata saba rohkem põranda poole. Ja siis tee ka teine jalg, ehk siis keerad jala risti peale, võta täpselt sealt kinni, kas siis reie tagant või siis võtad siit sääre pealt ja saad mõnusa venituse siia. Ja teed seda täpselt nii kaua, kui sul vaja on ja kordad nii palju, kui vaja on. Väga hea. Nii. Ja siis saad oma toimetusi taas jätkata ja proovi, vaata, kuidas need harjutused mõjuvad ja väga tore oleks, kui sa mulle ka teada annad, kuidas sul läks ja mis mõju sa tundsid. Ja rohkem videoid leiad sa pilleveleates.ee ja vaata, kohtumiseni!